Ja nüüd läheksime korra natukene mõttes ajas tagasi eelmise aasta sügisesele Tartu ehitusmessile, kus nurgakivile tutvustati sellist huvitavat värvi nagu Branja. Tegemist on siis soojustusvärviga, mille 1 millimeetrine kiht on väidetavalt võrdne 50 millimeetri paksuse kivivillaga. Tänaseks päevaks oleme jõudnud nii kaugele, et see värv, nagu nägite, on siin minu käes. Ma olen Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitustehnoloogia laboris ning me üritame siin alustame ühte minu meelest huvitavat katset selle värviga. Nagu sissejuhatuses sai öeldud, siis igasugused uued huvitavad materjalid on turule tulevad edaspidi ja on tulnud. Ja üks nendest on siis üks selline värvkate, mis siis väidetavalt 1 millimeeter võrdub umbes 50 millimeetri soojustusega. Ja võtsimegi kätte, et kuna meil on aktiivsed õppejõud, kes valmistavad katse ette, kuna meil on üliõpilased, kes valmistavad nüüd need katsekehad, siis mõtlesime teha ühe huvitava eksperimendi. Niimoodi, et meil on siin 2 analoogset katsekeha, üks siis on nüüd viimistletud selle uue tootega, uue värviga ja teine on siis klassikaliselt soojustatud 50 millimeetriga. Ja neid me 2 siis võrdleme. Testimine käib siis tegelikult ka koduste vahenditega, sellepärast et firma Indoome ju andis meile vastavad seadmed, mida saab sinna sisse panna. Me saame reaalajas tegelikult üle interneti jälgida, mis toimub. Jah, selles mõttes on sellise lihtsa tehnilise lahendusega tegemist, et me kütame neid seespoolt ja mõõdame siis natuke lihtsustatult öelduna, mõõdame seda energiat, mis siis kummagi kütmiseks läheb, et sisetemperatuur sama oleks. Nüüd tegemist on 2 väikese toaga, millel hoitakse inimvääriline temperatuur sees üle külma talve. Täpselt niimoodi. Sellest soojustuse katsest me saame täpsemalt teada siis, kui ilmad lähevad soojaks ja katse läheb lõpetamisel. Nii et peame seekord põhjalt, et oleks meil külma talve ja saaks selgeks. See on sellepärast huvitav värvimine selle soojustusvärviga, et kui tavalise värvi puhul me peame jälgima, et värv lihtsalt korralikult kataks esimese, teise või 3. kihiga siis sõltuvalt värvist, siis selle värvi puhul on tähtis see, et me saaksime kätte selle vajaliku 1 millimeetri ning ega päris silma järgi seda 1 millimeetrit ei saa, sest kõige lihtsam värk, kuidas mõõta on, näete, selline spetsiaalne kamm on olemas ja vajutad selle siia värvipinna sisse ja sõltuvalt sellest, kui missugune hammas meil värviseks sai, siis tundub, et siin praegu on kuskil 700 mikronit, alla millimeetri hetkel sai selle värvikihiga värvi peale, arvestades seda, et esimene kiht oli siin alla juba peale pandud, siis tegelikult praktiliselt ma usun, et 1 millimeeter on siin juba värvi käes. Ning kui ma jutuajamise käigus mainisin, et seda nii-öelda temperatuuri kulu või energia kulu nendes katseboksides saab mõõdetud täiesti kodusel viisil, siis ega ma tegelikult väga palju ei eksinud ka. Firma Indoome andis selle katse läbiviimiseks ühe sellise kodusüsteemi ning tavapäraselt Indoome kasutab neid targamaja lahenduste tegemisel. Siin on sellised andurid. See andur mõõdab ka siis temperatuuri ja annab informatsiooni edasi sellisele näite, me võiks öelda siis vargapesale või pistikupesasse pandavale täiendavale pistikupesale. Siin sees on, nii palju kui mina oskan seletada, vastavalt tark süsteem, mis andurilt saadud andmete põhjal siis kas lülitab radiaatori sisse või välja ning kogu süsteemis on ka loomulikult aju, kuhu tuleb kogu informatsioon. Nii et seda on võimalik siis arvuti vahendusel jälgida, kui palju kumbki nendest näidisboksidest kasutab siis talve jooksul toasooja hoidmiseks energiat.